Nii kolmapäeva koosolek on täies hoos juba. Me siin rääkisime oma mineviku traagiliste üleelamiste külastamisest küpse inimesena. Need asjad, mis meie sisse on sööbinud mälupiltidena kaugest minevikust, ka ütleme kristlase teekonnast. Ja need mälupildid, need kaadrid on jäädvustunud meisse sellisena, nagu me tol ajal neid asju nägime, tunnetasime ja üle elasime. Ja vahel me unustame ära, et me oleme tohutu pika maa edasi kasvanud ja edasi liikunud. Ja me endiselt usume oma meeletuid haavu ja traagikat ja üleelamisi ja traumasid, nii nagu need toona olid. Aga toona me ei tundnud ju Kristust nii nagu täna. Ja toona me ei olnud nii vilunud ja võimelised eristama oma dramaatilist hinge vaimust, kes kuuleb ja käib koos Jumalaga. Ja algusaegadel, kui me hakkasime koos Jumalaga käima ja võib-olla isegi päris pikka aega, oli meie hing siiski kogu aeg juhipositsioonil ja hing oli pinnal. Vaim võis sulle palves vahel öelda, et kas sa ei peaks andeks andma. Või et aga vaata ka teisest vaatevinklist seda, või et võib-olla teisel inimesel oli äkki raske, et võib-olla ei olegi asi alati sinus ja võib-olla ei olegi sina maailma naba, eks ole. Ja võib-olla sinu kannatused ei olegi võib-olla maailma kõige suuremad. Vaim võib-olla vaikselt sai meile midagi öelda, aga üldiselt see suur draama, mis käis meie vanade haavade ümber, oli ju hing. Ja millegipärast ma olen vaadanud, et me mäletame oma asju nii, nagu me kogesime neid asju toona. Paljude puhul kehtib see ka füüsilises, mitte ainult vaimulikus plaanis, vaid kui sa räägid vanema inimesega, kes hakkab rääkima mingisugust kurba sündmust oma lapsepõlvest, kui ta oli alles mõneaastane. Ja vaata see, mis ta häälest välja tuleb. Rääkijaks ei ole see 60 või 70 aastane inimene, vaid rääkijaks on 2-aastane või 5-aastane. See tähendab, et ta ei ole kunagi osanud neid asju tervena ja adekvaatsena uuesti üle vaadata, vaid ta usub oma kogemust, mis tema sisse on jäädvustunud selle 2 või 5-aastase mäluna või 13-aastasena või. Ja siis saab Jumala vaimu abiga, me saame juhtida inimesi minema tagasi sellesse päeva. Koos, nagu Jumala vaimuga koos, üheskoos ja rääkida need asjad uuesti lahti ja anda nüüd küpse inimese hinnang kogu sellele olukorrale. Võib-olla näha suuremat plaani, näha seoseid, näha, kui kaugel need asjad ulatuvad. Ja tegelikult lunastada see laps sellest olukorrast, võtta ta sealt traumavangist välja ja tuua ta nüüd sellesse täisealisuse olemisse. Vaata, üks asi, mida Jumal teeb meiega, kui ta meid taastab ja tervendab, on ka see, et ta läheb, viib meid koos püha vaimuga nendesse paikadesse, kus osad tükikesed, fragmendid meist on kinni jäänud kuskile mingisugusesse ülemõistuse olukorda, ülekohtu olukorda, arusaamatusse, segaduse olukorda, ülekohtu olukorda, valu olukorda. Kuskil on tükid kinni jäänud, mida sellel hetkel see inimene ei tulnud, see noor sina või see laps sina ei tulnud selle olukorraga toime. Ja üks tükk jäi sinna maha, kuni keegi toob sellele sinu tükile selguse. Kui see täiskasvanud sina nüüd kellegiga koos, Jeesusega koos, püha vaimuga koos, läheb nüüd selle tüki juurde, mis seal hirmus tardununa, kangestununa jäi sellesse olukorda. Ja nüüd sa lähed ja selgitad sellele osale iseendast ära. Sul ei ole midagi karta. Jeesus oli kõik see aeg sinuga, sind pandi pimedasse tuppa kinni, aga vaata, Jeesus ütleb, tema oli koos sinuga seal, sa ei olnud kunagi üksi.
tema oli valgus, tema trööstis sind. Ja ühesõnaga, kuidas, mis iganes sõnu Jumal annab sulle, nende sõnadega, selle selgusega, püha vaimu võidmises, saab selle olukorra lunastada ja selle tüki sinust sealt välja talutada ja tuua ta kohale tänasesse päeva. Ja mida rohkem selliseid tükke, mis on sinna mälestustesse kivistunud, mida rohkem tükke sa saad niimoodi ära tuua sealt vangistusest, segadusest, kangestumisest, kui sa tood need tükid tänasesse päeva, seda terviklikumaks, seda tugevamaks, seda küpsemaks, seda harmoonilisemaks sa muutud. Nii kaua, kui pooled meie fragmendid on lipal-lapakil mööda mineviku maailmu laiali, nii kaua me ei funktsioneeri tervena. Me oleme ikka veel sellised, igast nurgast võib kuskilt meie elumaja jälle varisema hakata, tuleb välja, et mingi koht ei ole veel terveks saanud. Siis on vaja kellegagi rääkida, kes oskab sind nõustada või kui sa ka ise seda teed, ikkagi ma soovitan kellegagi, kas või üks ustav sõber sul on, kellega sa saad need asjad lahti harutada ja koos minna ja palvetada selle olukorra üle, mis seal oli. Ja koos Jumala vaimuga selle ära lepitada, panna vere alla ja tuua see ära kaotatud tükk tagasi siia, kus sa täna oled. Kes on nende teemadega kokku puutunud? See käib ka tervenemise alla. See käib täpselt samamoodi selle tervendamise anni alla, et sa võtad selle aja pikameelselt, kannatlikult, sa kuulad ära, sa nõustad, sa lohutad, sa tood ka õpetussõnu koos püha vaimu võidmisega ja siis see niimoodi sammhaaval kõndides ühel hetkel sa jõuad sellesse punkti, kus võib-olla see on võtnud 2 tundi selle ühe asjaga tegelemine ja sellel viimase selle palve läbi sa oled inimese taastanud sellest kohast, kus temast oli kild väljas võib-olla mitukümmend aastat. Ja sa tõid selle killu temast tagasi ja panid sinna tühja auku ja see koht sai terveks. See kokkuõmblemise töö on väga-väga suur töö. Näed, täna me ei plaaninud sellest vaimuandidest tervendamisest rääkida, aga ma vaatan, et see, mis ma praegu räägin, see käib jälle siia tegelikult selle tervendamise ja vaimuandide alla. Et ma võtan selle ette ja ma teen siiski selle viimase osa tervendamise annist ära, siis te saate ka aru sellest, miks ma sellest räägin. Et tervendamise and nõuab aega, see nõuab pikameelsust, see nõuab kannatlikkust, see nõuab pühendamist, sellepärast et see sõna tervendama, parandama Jehova rahva, see ei tähendanud ei Vanas ega Uues Testamendis peaasjalikult, peaaegu mitte kunagi sellist välkimet, vaid selle sõna sügavam ja laiem ja suurem tähendus oli kannatlik ja aeganõudev, keskendunud kokkulappimine, kokkuõmblemine, taastamine, uuesti üles tõstmine. See ei olnud selline võlukepi puudutus, et sündis ime ja inimene on nüüd terviklik ja taastatud. Selle all olid need imed, mida ka Jeesus tegi, kui ta pani käed peale ja kui Paulus seal tegi. Aga see sõna rahva ise, see, kui Jumal ütleb, mina olen Jehova, sinu ravija, see sõna rahva ise tähendab kokkuõmblemist, nagu kärisenud riiet taastatakse ja parandatakse, kuni kärisenud kohta enam näha ei ole. Ja see hõlmab nii paljusid erinevaid aspekte, me oleme osasid neist maininud siin ka varasemates osades, see hõlmab inimese kokkuõmblemist, tagasi kokkuõmblemist Jumalaga. Kui inimene on Jumalast lahti kärisenud, siis kui Jehova rahva hakkab tööle, siis ta võtab selle inimese ja õmbleb
selle õmbluse tagasi kinni ja õmbleb inimese tagasi kokku temaga, tema endaga. Siis, kui ta on nii-öelda selle õmbluse taastanud ja kokku õmmelnud sind temaga, siis ta hakkab vaatama, mis sinu sees kõik katki kärisenud on. Siis ta hakkab tegema neid kõige suuremaid kokkuõmblemisi sinu enda sees, sind lepitama sinu endaga. Võib-olla seal selle kõige sees on vajalik ka füüsilised tervenemised, aga sinu enda sisemine kokkuõmblemine, see on peaaegu et elukestev, kus Jehova rahva sind tervendab, taastab, parandab, uuendab, tõstab ülesse kõik kohad, mis on maha tallatud, katki, vajutatud, muserdatud, purustatud kildudeks. Jehova rahva töötab meiega terve meie elu, parandades meid meie seest, samal ajal kui ta parandab meid meie sees ja õmbleb ka meid aina tugevamini iseendaga kokku, Jehova rahvana endiselt. Samal ajal ta vaatab, kuidas nüüd hakata parandama ja sind kokku õmblema inimestega sinu ümber. Sest inimesed on nii katki, nad on sõpradest ära kärisenud, nad on oma vanematest ära kärisenud, nad on oma lastest ära kärisenud, nad on oma abikaasadest ära kärisenud, nad on kogudusest ära kärisenud, nad on oma rahvusest ära kärisenud. See on lõputu nimekiri. Jumal hakkab, kui ta taastab sind temaga, siis ta hakkab sind kokku õmblema seespidiselt ja siis ta hakkab kokku õmblema sinu suhteid, sinu lähisuhteid, sinu vahetu perekonnaga, sinu naabritega, sinu tänavaga, sinu kogukonnaga. Saate aru, kui suur on see kokkuõmblemise töö, mis Jumalal tuleb teha, et taastada ühe rahva terviklikkus? Sest kui Jumal rääkis Iisraeliga seal teise Moosese 15. peatükis, kui ta ütles nendele seal, et mina olen Jehova sinu parandaja, sinu kokkuõmbleja, sinu taastaja, siis ta rääkis ju rahvaga kõigepealt. Ta ei rääkinud üksikisikuga, ta adresseeris tervet rahvast, kes oli orjuses nii katki, igal võimalikul viisil, kõik seesama, mis on täna igas ühiskonnas, oli ka Iisraelis. Ja Jumal ütles, kui sina nüüd kuulad minu häält ja teed kõiges nii, nagu mina sulle ütlen ja järgid kõike seda, mida mina sulle annan, korraldused, juhtnöörid, kui sa hakkad nüüd järjest niimoodi tegema, siis mina parandan sind ära. Ma parandan kõik kärisenud kohad ära, üksikisiku sees, perekonna sees, suguharu sees, liikumise sees, terve rahva sees. Ma tervendan teid ära ja kui ma olen teid ära tervendanud, kokku õmmelnud, siis teie lähete välja ja hakkate tervendama teisi rahvaid, tuues nad kõigepealt minu juurde, õmmeldes neid kõigepealt minuga kokku. Et seesama protsess võiks edasi minna teistes rahvastes. Kõigepealt te lähete, toote inimesed minu juurde. Mina õmblen nad iseendaga kokku, siis ma hakkan neid seespidi tervendama, terveks õmblema ja siis ma hakkan nende peresuhteid terveks õmblema, kuni ma olen ka selle järgmise rahva tervendanud. Vaadake, kui suur on see plaan, mis Jumalal on. Nii et kõigest sellest oleksin tahtnud rääkida, aga ma räägin sellest siis järgmine kord, kui ma siin teen järgmise selle osa ja salvestuse, siis me saame minna nende sõnade tähendusse täpsemalt. Aga millest me praegu siis alustasime? Me alustasime oma juttu sellest, et meil on ühed kärisenud kohad nii oma vaimulikus lapsepõlves ja teismeeas ja noores eas ja võib-olla ka üsna hiljutises eas ja meil on kärisenud kohad oma füüsilises ajaloos ja minevikus ja Jehova rahva, Jumal, tahab meid kõigis nendes paikades taastada. Aga üks viis, kuidas ta meid taastab, on see, kui
me laseme tal võtta meid enda käe kõrvale ja kui ta juhib meid tagasi nendesse olukordadesse, mis meie pähe on salvestunud nii tugevasti selliste negatiivsete ülekohtupiltidena ja me läheme pühas vaimus tagasi nendesse olukordadesse ja Jumal hakkab meile neid asju lahti seletama. Ja me oleme võimelised nägema läbi tema silmade, andestama oma vanematele, andestama ebaküpsetele inimestele, andestama katkistele inimestele, kes tegid ka meid katki. Me saame küpsena minna ja lepitada ära kõik need mineviku olukorrad, et ennast kokku koguda tükkidest tänases päevas ja minna edasi tulevikku tervikliku inimesena. See on ka see tervikliku tervenemise teenistus, ma arvan, kus inimene taastatakse ja õmmeldakse kokku kõiges, kes ta on, oma minevikuga, oma ajalooga, kõigega, mis tema ümber on ja tegelikult vajab tervendamist ka meie mõtteviis. Sest et nagu ma siin alguses ka ütlesin teile, et kui mina oleksin olnud oma 30-aastases minevikus kõigis nendes valusates olukordades tänase inimesena, küpse inimesena ja kui mul oleks olnud nendes olukordades Kristuse meel ja ma oleksin olnud tema tõega täielikult üheks ja kokku kasvanud, siis tänane inimene ei oleks elanud neid asju nii kohutavalt traagiliselt üle. Mul ei oleks olnud enesetapu mõtteid kõigi selle ülekohtu peale, sest et täna ma olen nii palju edasi liikunud, ma suudaksin näha neid asju palju kainemalt ja ma suudaksin analüüsida neid olukordi ja kiiremini nendega tegemist teha ja ma ei laseks nendel ülekohtu kirvestel oma hinge niimoodi sisse raiuda. Ma oskaks kaitsta oma hinge, mu hing oleks vaimu ja Jeesuse Kristuse kaitse all tugevamini. Aga toona ma ei osanud ennast kaitsta, mu hing oli avali, mu süda oli kõigile lahti, mu armastus, mu siiras kaastunne, mu pühendumine, see kõik oli segatud hingega ja hing oli alasti ja paljas. Ja nüüd, kui mina läksin hing õieli, nii-öelda süda käe peal väljas inimeste ette, siis see hing sai väga ränki hoope. Ma ei osanud veel hinnata seda kirja kohta, mida Uus Testament tsiteerib või kus ütleb Jeesuse kohta, et Jeesus ei andnud ennast inimeste kätte, sest ta teadis, mis on inimeses. Ja see ei ole nüüd selline kibestunud, selline, et ma hoian ennast inimestest eemal, sest Jeesus ka ei andnud ennast inimeste kätte, sest ta teadis, mis on inimeses. Ei, Jeesus armastas neid nii kõiki, et ta läks nende eest ristile ja ta ütles, isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mis nad teevad. Ma ütlen see, et sa kaitsed oma hinge inimsuhetes, see on kaine tarkus, et me kõik oleme rohkem kahjustatud, kui me endale aru anname. Ja ka minu sõber ja ka minu palvepartner ja ka minu karjane ja ka teised kaasusklikud on rohkem katki ja kahjustatud, kui nad ise arugi saavad. Mina suhtlen nendega armastuses, kaastundes, pikas meeles, positiivses usus, nähes nende teekonda, nähes nende kasvu, aga mul on hinge ees kaitse, sest ma tean, et mis tahes teine inimene, kui ta ei ole Jeesus Kristus ise, ta võib mind üllatada mingisuguse katkise nurga alt, kus ta ei ole veel terve. Ja kui mina ei kontrolli ennast ja ma kõnnin ringi hing õieli, siis ma saan ilma aegu haavu ja ilma aegu
ka suhted lähevad katki, sest ma võtan kõike nii kohutavalt isiklikult ja enesekeskselt. Nii et küpsusega tuleb ka see, et me enam ei käi niimoodi ringi, et meie hing on täiesti paljas ja alasti. Me teame, et kõik inimesed meie ümber on kuskilt puudulikud, nad on alles teekonnal. Ja me teame ka seda, et kurjad vaimud on igal pool. Ja halbu asju võib juhtuda iga päev, iga hetk, igas olukorras. Mina pean hoidma oma hinge vaimu kaitse ja vaimu katte all. Ma palvetan vaimus, palvetan iga päev keeltes ja nagu ka sõna ütleb, üks kirjakoht, mida ma ei ole kuulnud tegelikult kogudust peaaegu üldse tsiteerimas, kus ma ei mäleta, millises kirjas Paulus ütleb, et relvastuge valmisolekuga kannatama. Kas me teeme seda? Me kaotame väga tihti igasuguse valvsuse, sest me oleme nii naiivsed ja me arvame, et kui meie armastame kõiki, siis kõik on kohustatud automaatselt meid armastama. No, sina ei ole alati kõiki armastanud ja ka sind ei armasta kõik. Nii, me peame relvastuma valmisolekuga üllatusteks. Kui me ei olnud valmis, mitte et see oleks meie süü, aga see lihtsalt näitab, et me ei olnud selles olukorras piisavalt valvel, me olime veel natukene alaealised, me olime veel natukene ebaküpsed. Elu õpetab, tuleb kogemus, tuleb kõik see, vanemas eas püsib suu rohkem kinni, ei jaga oma isiklikke asju, ei jaga oma pereasju igas suunas valimatult, ei jaga kõike, mis iganes hingest sülg suhu toob või keele peale, vaid tarkusega on suu rohkem koomal, sa oled rohkem kuulaja, eks, sa valmistad iseendale valu, kui sa ei oska nendele asjadele mõelda, eks. Nii et tegelikult on kõik väga hästi. Oli, mis oli selja taga. Me ei osanud paremini, me ei osanud teisiti, aga hea uudis on see, et iga päevaga, iga kuu ja aastaga me läheme aina küpsemaks. Ja aina rohkem tuleb tarkust ja aina rohkem Jehova rahva, meie kokkuõmbleja, meie ravija, meie parandaja, õmbleb meid kokku nendes kohtades, kus me varem väga kergesti jälle kärisesime. Ja ta õmbleb meid nii tugevaks lõpuks kokku, et me enam ei vaju õmblustest lahti igas vastukäivas olukorras, vaid me püsime ka väga rasketes situatsioonides, me püsime kompaktsena. Ja inimesed küsivad, kuidas sa nii rahulik saad olla? Miks sina laiali ei vaju? Nii nagu mina, nii nagu teised. Vaata, elu on õpetanud. Kui sa oled 20 korda sama reha peal astunud, siis ühel hetkel on võib-olla tark seda reha lähemalt vaadata. Värvi see reha enda jaoks punaseks ja ütle, kallis hing, kas sa palun järgmine kord tunneksid selle reha varem ära, et sa jälle sellega lopsu vastu nina ei saa. Armastusel ei ole alternatiivi. Ma ütlen, paljud tulevad oma elukogemustest läbi sellega, et nad kibestuvad ja panevad oma südame kinni. Nad suhtestuvad kogudusega, kaasusklikega, ümbritseva maailmaga kergelt sellise üleolekuga või selline nina on natuke vingus ja umbes, et ma ei ole nii loll enam, et ma tead ennast avan ja ei, me peame olema läbipaistvad, me peame olema siirad, venna armastus peab olema siiras. Nii, et mitte me ei tule nendest olukordadest läbi sellise ebameeldiva inimesena, kes suhtleb teiste inimestega niimoodi kergelt, keerab õla ette nagu enesekaitses, aga me teeme seda kuidagi palju sügavamas tarkuses, tohutus leebuses, pika meelega, kannatlikkuses, andestamises, sest me mäletame, millised me ise olime. Meil on siis teistega kannatlikkust ja pikka meelt. Nii et tarkusega ja elukogemusega mina näen, et armastus, kaastunne, mõistmine, kannatlikkus, pikk meel
oskus oma suu kinni hoida, see ainult kasvab ja teate, mis juhtub siis? Elu muutub aina meeldivamaks. Elu muutub aina rahulikumaks, aina viljakamaks. See küpse vilja lõhn hõljub elus sinu ümber kogu aeg. Miks? Sest sa ei heitu enam iga tühja asja pärast. Sa ei võta kõiki asju nii lõplikult ja traagiliselt ja sa ka ei visku teise inimese probleeme oma peas arutama nii põhjalikult ja nii sügavalt. Kellel on selline kogemus, et kui keegi tegi midagi sulle, siis sa ei saanud pärast öösel magada, vaid terve öö ainult ketrasid, mida ta ütles, kuidas ta võis öelda, mida ma oleksin pidanud ütlema ja sa pead terveid jutlusi iseendale ja sellele teisele, on ju? Ja sa oled hommikul täiesti laipväsinud, sest sa oled terve öö madistanud sellega, mida see teine tegi. Aga tead mis? Küps inimene ei lase enam nendel asjadel ennast öö läbi üleval hoida. Sa ei võta neid asju nii, et see võtab sinu mõttemaailma, su hinge, su tundeelu ja sinu ööune üle. Nii et sa ketrad ja ketrad ja ketrad ja oled vihast üleval või valust üleval terve öö. See ei ole eriti küps. Ma mõtlen, et ma arvan, et me ei näe piiblis seda, et Jeesus oli kuskil öö läbi üleval sellepärast, et need jüngrid ajasid tal kopsu nii üle maksa või mingid variserid või preestrid või et ta terve öö maadles seal sellega, et kuidas nad võisid niimoodi öelda. No kuidas ta võis niimoodi öelda? Kas ta ei tea, et piibel ütleb seda? Jeesus ütles oma asjad ära ja ta läks rahulikult edasi ja kui ta magas, siis ta magas ja kui tal oli vaja isaga rääkida, siis ta oli sellepärast öösel üleval, aga mitte sellepärast, et ta peaks vähkrama küljelt küljele ja madistama eelmise päeva sündmustega. Nii et palju õnne meile. Tegelikult on meil kõigil lootust ja meie tee läheb aina valgemaks ja aina rahulikumaks ja aina meeldivamaks ja mõnusamaks ja maitsvamaks, mida küpsemaks me muutume. Aamen. Nii et ei mingit hukkamõistmist neile, kes on Kristuses Jeesuses. Me kõik kasvame, me kõik toibume alles sellest matsust, mis tabas meid Eedenis. Kui meid lahutati ära elupuust ja laulatati hea ja kurja tundmise puu külge ja kui meid hääletati alati kõike kogema negatiivselt, mis meil puudu on, mida meile ei anta, kus on ülekaos, mis kõik on halvasti, see naine, kelle sa mulle andsid, see madu, kes pettis. See mats, mis seal käis, me toibume sellest hoopis siiamaani ja püüame nüüd ennast sealt hea ja kurja tundmise puu küljest, kus kõik on puudu ja kõik on vähe ja kõik on keelatud ja kõik on ära võetud ja midagi ei ole ja kõik on süüdi. Me püüame ennast endiselt selle puu küljest lahti haakida ja lohistada oma hinge nüüd elupuu juurde ja haakida ta elupuu külge, kus kõike on alati igati küllaldaselt, me oleme rikkad iga hea teo tarvis kus tõesti kuningriik on meie ümber, õigsus, rahu, rõõm, pühas vaimus, elava vee jõed voolavad. Igaüks istub oma viigipuu ja viinapuu all. Meie eluiga saab kõrgeks ja pikaks. Kõik see heaolu, rahu, minu rahvas elab, rahu eluasemeis ja segamatuis hingamispaigus. See on elupuu. Aga vaadake, kuidas see hing mäletab palju rohkem seda hea ja kurja tundmise puud, kus kõik ära võeti ja kus kõik läks pimedaks ja kõik on puudu ja kõik on valesti ja kõik on ohtlik ja kõik tahavad ainult halba. Kui me jõuame kohale sellesse Jumala hingamisse, sellesse 7. päeva, kus see elupuu on, siis me elame rahu eluasemes ja segamatuis hingamispaigus. Nii et ma ütlen, et meie teekond ka selles elus siin praegu läheb aina valgemaks. Me aina enam ja enam avastame kuningriiki, neid haljaid aasasid ja hingamise vett kuningriigis. Kuule, meil on ostetud täieõiguslik kodakondsus elada haljal aasal
hingamise vee ääres. Laud on meie ees lookas kaetud meie vastaste silme all. Ainult headus ja heldus järgib meid kõik meie elupäevad. Ja me jääme sellesse Jumala kotta, kuningriiki igaveseks ajaks, eluajaks. Meie elu ei lõppe ju, meil on igavene elu. Eluajaks tähendab, nii et lõppu pole näha, igaveseks. Nii et täna ei ole nii hea, kui on homme. Kuna sa kasvad, siis homme on igal juhul sinu päev palju parem kui täna. Ja homne on nii tohutu palju ilusam ja helgem, kui oli 20 aastat tagasi või 10 või 5 aastat tagasi. Nii et minu meelest see peaks üksi meie näo naerule vedama. Mõelge selle peale, mis on ees. Ütle endale, aina paremaks läheb, ma kasvan. Ma muutun aina küpsemaks. Kuulge, Kristus saab minus kuju. Tema, kes ei heitunud, tema, kes ei olnud traumeeritud ja pidevalt veritsev ja katki ja hingeline. Tema kogu oma küpsuses, kogu oma armus, mõistmises, tarkuses, kannatlikkuses, aususes, läbinägelikkuses, väes ja meelevallas. Kuulge, tema saab minus aina enam kuju. Ma arvan, et see on üks hea päev ja homme on veel parem päev. Aamen. Nii et lisage midagi ja siis liigume palvesse. Triin, mida sina ütled selle loo peale? See oli spontaanne siin. No nii äratuntav oli kõik. Kohe hakkasid meenuma need, ma ei ole küll jaganud neid asju, aga ma olen ise läinud nendesse lapsepõlve olukordadesse ja siis nüüd võtnud nagu sellise küpse inimesena siis. Et ma ei tea, kas ma olen olnud vaimus või mitte. Ma lihtsalt, nad on meenunud ja need on lapsepõlves haiget teinud võib-olla. Ja siis nagu nüüd vaatad täiesti nagu täiskasvanu pilguga ja jätad hüvasti nende olukordadega nagu, et noh, ei mingeid nukraid mälestusi enam, et ja see kõik on olnud, aga jah, et sinna liikuda, et kuidas nagu teisi ka peaks aitama, et siis sinna on veel natuke vist minna, et selleks peab kuidagi ma kuidagi tunnen jah, et selline püha vaimu äratundmine veel, et see peaks veel olema tugevam võib-olla, et kui hakata teisi tervendama. Aga jah, mingil määral ikka, perekonnas ikka. Aga tead, Triin, kuidas sellega on? Need kogemused tulevad just nimelt seda tehes. Sest ega ei ole nii, et ühel hetkel sa oled valmis ja küps ja siis sa hakkad teisi aitama. Vaid sa ei saa ainult oma mineviku või oma olemasolevate teadmistega teisi teenida, vaid ainult pühas vaimus. Ja püha vaim on sinuga juba täna. Ja kui sa võtad selle usus ette, et sa oma kellegi lähedasega, kaasusklikuga, kui sa hakkad aitama tal tegemist teha nende mineviku traumade ja asjadega, siis kõik, mis sul vaja on, kuulata, mida püha vaim, kuidas püha vaim sind juhib. Ja sa avastad, et sa räägid asju, sulle meenuvad asjad, mida sa oled lugenud, kuulnud, ise aru saanud ja sa hakkad inimesele neid asju rääkima ja tegelikult juba püha vaim sinu kaudu tervendab. Ja niimoodi kogemuste kaudu see tervendusteenistus aina enam kasvab ja laieneb, sest sa muutud ise kogenumaks. Iga järgmise looga, iga järgmise inimesega, keda sa oled saanud aidata, su tarkuse pagas kasvab ja juba kui sa lähed järgmisesse olukorda, sul on juba palju rohkem tööriistu su seljakotis. Sa tead juba, mis aitas seda inimest, sa tead, mida püha vaim ütles sellele inimesele seal olukorras ja nüüd sa lähed uude olukorda, sul on see omandatu ja siis on püha vaim, kes lisab sulle jälle juurde. Ja kui sa oled niimoodi mõned 10 korrad juba inimestega tegelenud, siis sa tunned ennast juba väga rahulikult ja sa tead, et mina ei pea teadma. Ma istun selle inimesega maha ja kui ma olen palunud, et püha vaim avaks ja juhiks, siis püha vaim avab selle teema ja toob järsku selles olukorras ühe võtmeolukorra, ühe võtmejuhtumi, ühe võtmepildi esile.
ja see on see lähtekoht, millest sa alustad. Ja kui te sealt kaudu liigute ja selle siis Jumala ees palvesse panete, siis sa näed, kuidas Jumala see imeline kohalolu ja tema armastus ja tema kaastunne ja tema süda, tema loomus, tema tervendamise võime juba lülitus sisse sinu kaudu selles olukorras, sest sa tegid ennast talle kättesaadavaks. Nii et mina julgustan küll teid, alusta täna. Ära oota, kuni sa oled nii targaks saanud. Sa ei saa neid tööriistu sellisel viisil passiivselt õppides või kõrvalt vaadates. Sa saad need sulle vajalikud tööriistad juhtumist juhtumisse, inimesest inimeseni. Niimoodi liikudes kasvab kogemus, kasvab kindlus ja kasvab ilumus ja kuni isegi niimoodi, et see, mis algas vaimuannina või lihtsalt selle juhusliku armuannina selles olukorras, võib juhtuda, et kui sa oled ustav ja Jumal hakkab tooma sulle rohkem inimesi sinu teele, siis ühel hetkel sa avastad, sa oled teenimisannis, sa ei ole enam lihtsalt selles vaimuannis kui sellises, vaid sinu üle on juba kasvanud mantel ja sa oled teenimisarmus, teenimisannis, teenimisametis. Ja see on siis, kui inimesed hakkavad juba refereerima ja ütlevad, et tead, ma tunnen ühte inimest, kas oled nõus temaga kohtuma? ja annab sinu aadressi, annab sinu emaili, annab sinu koordinaadid ja inimesed ütlevad, et kirjutavad sulle või helistavad ja ütlevad, et mind soovitati ja nagu sinuga rääkida, et kas sina äkki saad aidata. Siis sa oled liikunud vaimuannist, sellest tervendamise armuannist, sa oled liikunud juba teenimisandi, kui Jumal hakkab saatma päriselt inimesi juba teiste kaudu sinu juurde. Sul on siis juba päriselt töö ja ülesanne ja teenistus. Nii et sammhaaval alustame. Kõigepealt lapime iseennast koos Jumalaga kokku, vaatame, mis meil endal valesti on, kus meie kiiksud, meie kompleksid, meie ebapiibellikud hoiakud, meie allergilised ja valulikud reaktsioonid, kust nad pärinevad. Kui me käitume nii, nagu üks terve inimene ei peaks, piibellikult terve inimene ei peaks käituma, me teeme tegemist nende asjadega iseendas, me arutame neid asju oma terapeutilises kogukonnas, on selline huvitav termin, need uued liikumised, mis on üle maailma, kus inimesed kogunevad mitteformaalselt või mitteformaalses kirikus, mitte traditsioonilises kirikus, vaid kogunetakse kogukondadena kodudes või muudes paikades ja tekivad sellised sünergistilised, kokkukuuluvad sellised üksteist hoidvad, üksteist aitavad, sellised lähisuhete kogukonnad, nii nagu see apostlite tegudes olid, et usklike hulk tuli kokku, nad olid üks süda ja üks hing ja kõik, mis neil oli neil ühine, nad jagasid kõike. Ja need sellised uue liikumise kogukonnad, neid nimetatakse ka terapeutilisteks kogukondadeks. Sest tänapäeva kogudus, tänapäeva inimene on niivõrd katki ja niivõrd laastatud. Tema ei tervene, käies kirikus pühapäeval tund või kaks, istudes kuskil tagareas või kuskil suvalise tooli peal, passiivselt tõustes ja istudes, tõusted ja istudes ja passiivselt kuulates ja siis uksest välja minnes. Ta ei saa vastuseid lõviosale oma küsimustele, oma valudele, oma probleemidele. Ja tal ei ole ka väga paljudel juhtudel mitte kellegagi neist rääkida, sest et siis ta saab lihtsalt standvastuseid, klišeesid, mis iganes, aga keegi, kes temaga koos selle pea ära valutaks. Miks ta elu nii keeruline, nii katki, nii sassis, nii kohutav, nii häbiväärne, nii traumeeritud oli? Tal ei ole kellegagi rääkida, sellist aega ei ole traditsioonilise koguduse inimestel ega ka karjastel mitte, väga vähestel.
aga kui Jumal praegu koondab neid terapeutilisi kogukondi, siis seal antakse endale aru, et me kõik oleme parajad rebalad ja meil on armu üksteisega ja me jagame üksteisega ja me otsime vastuseid koos. Ja see kogukond oma usaldus- ja armastussuhetes tervendab üksteist või ütleme, see Jehova rahva tervendav, parandav, kokkuõmblev ja taastav võidmine toimib selles kogukonnas läbivalt, nii et usklikud ise tervendavad üksteist, kuulates üksteist ära, koos palvetades, koos üksteist nõustades. Neil on ka vanemad, loomulikult kogudusel on vanemad, eks kogukonnal on vanemad, aga selle läbi, nagu see, need tervendavad kogukonnad või terapeutilised kogukonnad, need on palju efektiivsemad inimeste lahtipäästmisel kui selline traditsiooniline kirikus käimine. Nii et ma julgustan teid ka saama omavahel kokku, rääkima, jagama ausalt. Kui sa tead tõesti, et need inimesed on usaldusväärsed, et kõik võivad jagada oma selja taga neid asju, mida on raske isegi välja öelda. Aga kui sul on 2 või 3, kellega neid jagada, siis sellisel viisil koos Jumala vaimu käest küsides nõu ja jagades ka oma kogemusi ja oma teadmisi, teate, kõik koos tervenevad. Ma ütlen teile ühte asja. Mina olen enamus oma sellest usuajast. Ma olen olnud kogu aeg sellise nõustaja või sellise sisemise tervendaja rollis kuidagi. Aga mida ma olen avastanud läbi terve selle teekonna? Väga-väga tihti on nii, et kui mina kedagi nõustan ja kuulan ja me läheme koos Jumala ette mingis küsimuses, Jumala vaim meenutab minu oma elus asju, millega ma ei ole tegemist teinud. Ma enamasti ei ütle seda sellele nõustatavale, et tänu temale sain mina ka kuskilt väikeselt kärisenud kohast, ma sain ka tervemaks. Vahel ma ütlen, vahel ma ei ütle, aga mina näen seda, et see tervenemine ei ole alati, et üks tervendab teist, vaid kui Jumal on see, kes tervendab, siis tema ei raiska ühtegi sellist sessiooni, ühtegi sellist nõustamist või sellist hingehoidlikku vestlust. Ta ei raiska, ta laseb küll sul tegeleda selle inimesega, aga samal ajal püha vaim räägib sulle sinust endast ja samal ajal ta teise käega tervendab sind. Nii et ma julgustan teid seda tegema ja usaldama püha vaimu. Kui sa aitad oma sõpra, oma last, oma kaasusklikku, usaldage püha vaimu. Me keegi ei tea kõike, me keegi ei mõista kõiki tagamaid, aga kui me selle aja võtame, püha vaim hakkab meile kõigile selgust tooma, nii nõustajale kui nõustatavale, nii sellele, kes jagab, kui sellele, kes kuulab. Püha vaim on see, kes on lõppkokkuvõttes see Jehova rahva, meie kokkuõmbleja, meie parandaja. Aamen. Aga nüüd me peame küll liikuma palvesse. Täna me ei pidanud rääkima tervenemisest, aga läks nagu alati. Et liigume nüüd edasi ja viime need asjad Jumala ette, nii nagu püha vaim teie kaudu need olukorrad ja küsimused üles toob. Eve, kas sa äkki võtad üle selle teatepulga? Isa, me ülistame ja kiidame ja täname sind. Isa, tänu sulle. Me täname sind, et sinu käsi on igaühe me elude kohal. Tänu sulle, isand, et Jeesuse Kristuse veri katab igaühte meist ja su inglimüür on meie ümber, hoiab ja kaitseb meid igal ajal kõige kurja eest. Tänu sulle, isa, et su käsi on ka meie perede elude kohal. Jeesuse veri katab meie peresid ja su inglimüür on meie pereliikmete elude kohal. Isa, me täname sind, et sina tõmbad igaühte meist endasse praegu. Sina tõmbad igaühte meist sügavamale oma südamesse. Ja isa, nõnda nagu sina ütlesid mulle aastaid tagasi, et kui mina soovin tulla sügavamale sinu südamesse, siis tähendab see seda, et mul tuleb minna sügavamale omaenda südamesse.
ja kaevata välja, lubada sinu püha vaimul välja kaevata asju, mida ma isegi ei tea, et on minu südames. Ja isa, sinu sõna ütleb, Paulus palvetas, et Jeesus Kristus võiks rajada oma alalise elupaiga meie südametes. Ta palvetas seda sellepärast, et me arvame kristlastena, et Kristus elab meie südames, aga tegelikult on meie süda nii jaotatud igasuguste haavade, igasuguste asjadega, millega me ei ole silmitsi seisnud ja seetõttu ei ole Kristusel palju ruumi selles südames. isa, me palume sind. isa, sina näed ja sina tead paremini kui meie. me isegi ei tea, mis meie südametes on. aga isa, me palume sind, et sina võtad igalühel meil käest kinni oma püha vaimu läbi ja juhid igaühe meist tegelema nende asjadega, isa, mida sina tahad, et me oma südametes vaatame. meie südametes on nii palju neid väikseid lapsi ja teismelisi, neid, kes on jäänud kinni mingisugusesse haava, mingisugusesse valusse, mingisugusesse traumasse ja mingis konkreetses olukorras me alati reageerime ühel viisil, mõistmata, et see kõik tuleb sellest kohast ja me ei ole sellest kohast edasi liikunud. isa, me palume sinu abi. me palume, et sa tuled igale ühele meist appi, isa, sest igaühe meie südametes on meil asju, millega tuleb tegeleda. ükskõik kui kaugele või sügavale ka sinuga ei ole läinud, isa, meil kõigil on südametes asju, millega tuleb tegeleda. ja me palume, et sa tuled, püha vaim, et sa aitad meil tegeleda nende asjadega. kui me oleme senini öelnud sulle ei, et me ei ole tahtnud vaadata tagasi ja minna tagasi nendesse valusatesse kohtadesse koos püha vaimuga, siis tegelikult see on ainus võimalus, kuidas minna edasi, on siis see, et kui sina tood meile meelde meie mälestusse mingisuguse mälestuse, et me ütleme, aita nüüd, püha vaim, aita mul minna sinna tagasi, aita mul näha seda, et sina olid minu kõrval tegelikult selles kohas. ja kui vaja, isa, siis selle praeguse täiskasvanuna meil on autoriteet ja meelevald võtta see väike laps oma kätesse ja armastada seda väikest last või teismelist, kes iganes selles paigas on, kuhu me sinna kinni jäime. sinus ei ole aega, sinus ei ole mingit aega, ajapiirang on ainult meie mõistuses, aga sina oled võimeline minema tagasi sinna, kus me haiget saime ja tervendame need haavad ja ühendame need katkised hingeosad selle tervikuga. isa, on tõesti selleks, et me saaksime täielikult terveks. isa, ma palun seda eriliselt, et mitte keegi meist ei lähe katkisena edasi, seepärast et need on need kohad, kuhu hingevaenlane saab kogu aeg ja jätkuvalt oma konksud sisse lüüa ja meid piinata ja tal on seaduslik õigus seda teha, sest me ei ole nendesse paikadesse tagasi läinud ühes sinuga. aga me palume sind, isa, me ei ole võimelised seda ise tegema, aga sinu püha vaim aitab meid ja su püha vaim on alati valmis meid aitama. ja me palume seda tervenemist, isa, seda sügavat, tõeliselt sügavat tervenemist igale ühele meist. aga me palume, isa, seda sügavat tervenemist ka kogu Kristuse ihule üle kogu Eestimaa, isa. me ei saa mitte iialgi liikuda ühtsuses ja üksmeeles, kui me oleme sellised katkised ja me reageerime vastavalt oma haavadele ja mitte sinu sõna tõele. isa, me vajame üles kasvada, aga me ei saa üles kasvada, kui me oleme katkised. isa, me palume sinu abi, sest me ei saa seda ilma sinuta teha. ja me täname sind, isand, et sina oled alati valmis meid aitama ja tooma meid välja nendest paikadest, kuhu me kinni oleme jäänud. me täname sind, isand, et sina tervendad need traumad ja need haavad ja ühendad need katkised hingeosad selle ühe tervikuga, kui need hingeosad saavad tervendatud. tänu sulle, isa. ja sa tõesti aitad meid, sellepärast et see on üks asi, millest me üle hüpata ei saa, ümbert minna ei saa. meil tuleb sellest läbi minna, igalühel meist. me täname sind, isa, et sa aitad kogu oma rahval, oma kogudusel seda teha. isa, me tõstame sinu ette ka oma pereliikmed, isa. nii mõnedki meie pereliikmed on need, kes ei ole sinust veel kuulnud, kes ei taha sinust kuulda, kes elavad eraldi sinust, sest nad ei taha oma elusid sinule allutada, aga isa, me tuleme su ette ja me tõstame su ette kõik meie pereliikmed, vanemad, kellel veel vanavanemad, õed, vennad, tädid, onud, lapsed, lapselapsed, nende pered, kasuõed, kasuvennad, isa, me tõstame sinu ette. isa, me täname sind, et sina oled kuulnud meie palveid nende pärast, nende kohta.
me täname sind, isand, et sinu käsi on nende elude kohal. Jeesuse veri katab neid ja su englimüür on nende ümber, hoiab ja kaitseb neid meie palvete tõttu. isa, me täname sind, et sa purustad need vaenlase valed ja pettused, mis on hoidnud neid vangistuses, et sa võtad ära need katted nende vaimsetelt silmadelt ja katted nende vaimsetelt kõrvadelt ja selle südame kõvaduse, et sa purustad selle südame kõvaduse ja annad neile pehmed südamed, isa, kes otsivad sind. isa, me täname sind, et sa tõmbad igaühte meie pereliikmetest ja sa ei jäta neid meie palvete tõttu ja me täname sind igaühe nende pääste ja vabanemise, puhastuse ja tervenemise eest Jeesuse Kristuse nimel. me täname sind, isand, et sa tervendad ka perekonnad, mis on lõhenenud, kus on riid, kus on vaen, kus on vihkamine. isa, me ei lepi sellega, me ütleme sulle, me ei lepi sellega, me ei lepi sellega, et meie perekondades on riid, on vaen, on vihkamine, on andestamatus. me ei lepi sellega ja me ei lepi sellega ka, et meie pereliikmed ei tunne sind, me ei lepi sellega. me nõuame nende hinged välja pimeduse riigist, issanda Jeesuse Kristuse nimel, me nõuame nende hinged välja Jeesuse nimel. tänu sulle, isand, et sina läkitad oma inglid nendele järgi, et tõmbad nad enda juurde, et kogu me perekond oleks terviklik ja ülistaks sind ja teeniks sind, isand Jeesuse Kristuse nimel, sest me ei lase lahti ja me ei luba vaenlasel ära rebida ühtegi me pereliikmetest, mitte ühtegi Jeesuse Kristuse nimel. tänu sulle, isa. isa, me tuleme su ette, me tõstame su ette selle väikese maa ja rahva. isa, me lihtsalt palume su armu ja alastust selle väikese maa ja rahva üle. see on nii tillukene maa, see on sinu peopesades. isa, anna andeks, palun meile see patt, kõige suurem patt on uskumatus ja pöördumine võõraste jumalate poole, et abi saada. isa, anna meile andeks, meie maale, meie rahvale, anna meile andeks, isa. isa, anna meile andeks tõesti see, et me oleme jooksnud võõraste jumalate järele ja toonud sisse igasuguseid võõraid rüvedaid jumalaid, keda teenida ja keda kummardada, aga mitte elavat jumalat. isa, anna meile andeks. kui meil on ka igasugused võõraste jumalate kujusid kõikjale Eestimaale püsti pandud. isa, anna meile andeks, isa, meie maale ja meie rahvale see rüvedus ja see patt. isa, palun puhasta meid Jeesuse Kristuse verega. isa, anna meile palun andeks kogudusena see, et me oleme elanud sissepoole ja oleme tšillinud kogudustes, tõesti koguduse seinte vahel, me ei ole läinud välja, et viia sinu sõna, et viia sinu tervendavat väge, et viia sinu armastust väljapoole. isa, anna meile andeks. isa, lihtsalt me palume su armu ja alastust selle väikese maa ja rahva üle, me palume su armu ja alastust, isa, koguduse üle. ja me oleme elanud nii palju iseendale ja mitte pööranud välja. isa, aita meid, me tõesti palume sind, isa, aita meid. palun aita meil tõsta oma silmad iseenda pealt ja oma hädade ja ma ei tea, mille pealt, kus iganes me oleme. palun aita meil tõsta me silmad sinu elava Jumala peale. isa, sinu sõna tõotab, et kui me vaatame sinu peale, siis me särame rõõmust ja me näod ei saa iialgi punastama häbist ega olema segaduses. kui me vaatame kuhugile mujale, siis me punastamegi häbist ja siis meil ongi segadus. isa, aita meil tõsta oma silmad sinu peale ja hoida oma silmad sinu peal. sest isa, sina tead neid mõtteid, mida sina meie pärast mõlgutad ja need on õnnistuse mõtted ja mitte õnnetuse mõtted, selleks, et anda meile tulevikku ja lootust. aga see ei sünni siis, kui me ise üritame olla iseenda varustajad, iseenda ravijad, ise oma käsivarre tugevusega midagi saavutada, isa, vaid see sünnib siis, kui me tõstame oma silmad sinu peale. aita meid, isa. aita meid, isa, astuda välja sellest oma tõesti enesekesksest elust, astuda välja ja elada väljapoole, isa. sest sina ise siis hoolitsed kõige eest, mis on meie eludes, me ei pea selle eest hoolitsema, sest sina hoolitsed, isa. sa oled tõotanud ja sa teed seda alati. aita meid, isa, meid, oma kogudust, sest me tõesti oleme nii ämbrisse astunud ja nii näoli maas, isa. palun tõsta oma rahvas ülesse selle maa ja rahva keskel, tõsta oma rahvas ülesse, me palume sind. tõsta oma rahvas ülesse, et me pilgud on sinu peal, me südamed on sinu peal. isa, selleks, et teised võiksid näha sind elavat Jumalat.
meie elude kaudu, nad tõesti võiksid näha sind elavat Jumalat. Et me ei pea üritama kellelegi midagi tõestada, vaid inimesed näevad, kui nad vaatavad me elude peale. Eriti praegu, kui inimeste üle on selline surve ja nii paljud on hirmu all. Isa, aita meil tõsta oma silmad sinu peale. Ja kui meie silmad on sinu peal, siis me särame rõõmust ja me näod ei saa iialgi punastama häbist ega olema segadusest. See on sinu tõotus. Isa, aita meil seda teha. Aita meil seda teha, isa. Selleks, et kogu maailm võiks näha sind, selleks, et kogu maailm võiks näha sind elavat Jumalat meie elude kaudu. Me täname sind, et sa tõstad üles oma koguduse, et sa tõstad üles oma rahva, et sa tõstad meid ülesse ja sa tõstad meid ülesse, isa, ka sellest kõiksugusest õpetustest, mis on nii, lähevad nii ühte poole kraavi kui teise poole kraavi, isa. Ja me muudkui läheme ühele poole kraavi ja teisele poole kraavi, aga meil ei ole tasakaalu, isa, tõsta meid välja kõigest sellest solgist ja sopast ja pane meie jalad seisma Kristuse kaljule, isand. Pane meie jalad seisma Kristuse kaljule, meie silmad ja südamed on naelutatud sinule. Ja me lihtsalt täname sind, et sa tuled ja aitad meid, sest tõesti me ise oleme. See, millega me ise oleme hakkama saanud, see on väga õnnetu. Me täname sind, isa, et sa tuled ja sa austad ennast ka selle tillukese maa ja rahva kaudu. Me palume, et seda maad ja rahvast ei veeta enam orjusesse, võõrastele, vaid isa, et sinu nimi saaks austatud selle väikese maa ja rahva kaudu. Me õnnistame Eestimaad. Me õnnistame Eestimaad. Me kuulutame päästet Eestimaa üle, me kuulutame päästet Eestimaa üle, me kuulutame päästet igasse Eestimaa nurka. Me kuulutame isanda päästet, elava Jumala päästet igasse Eesti kolkasse, igasse Eesti nurka. Me kuulutame isanda päästet. Me kuulutame Jumala valgust särama selle maa ja rahva üle. Me kuulutame Jumala valgust. Isa, me täname sind, et sina päästad selle maa ja rahva. Me täname sind, isand, et sina teed seda, sest sina hoolid. Tänu sulle, isa. Me ülistame ja kiidame ja täname sind. Jeesuse Kristuse nimel. Amen. Hästi väga hea palve, mis võttis kõik kokku. Sest kui me rääkisime, et Jehova rahva on see, kes parandab, õmbleb kokku üksikinimesed iseendaga, siis nende endis sees parandab ja tervendab, õmbleb kokku nende peresuhted ja parandab ja tervendab ja õmbleb kokku ka ühe rahvuse, siis tegelikult see palve kattis kõik need aspektid. Isikliku tervenemise, perede tervenemise ja rahva tervenemise. Sest kui minu rahvas, kellel on pandud minu nimi, kuidas see kirjakoht ütleb, mida kogu aeg loetakse, eks, siis ma kuulen ja tervendan nende maa. See on see täpselt seesama Jehova rahva. Nii et see ei ole ainult füüsilisest mingisugusest vaevusest või vigastusest imekombel tervenemine, vaid selles Heebrea mõtteviisis ja piibli mõtteviisis on tervenemine, parandamine, taastamine olnud alati holistiline. Sest et kui on rahvas terve, on üksikinimesed ja pered terved. Kui on üksikinimesed terved, on nende pered terved. Kui on pered terved, on rahvas terve. See käib ringiratast, see on kõik omavahel seotud. Sa ei saa rääkida isegi üksikinimese täielikust tervenemisest, kui sa ei räägi perest ja rahvast, ja sa ei saa rääkida rahva tervisest, kui sa ei too seda perede ja üksikisikute tasandile. Ja kõik algab ikkagi sellest, et inimene kärises elu Jumalast lahti. Ja inimene, tema pere ja tema rahvas ei tervene, kui teda ei õmmelda tagasi kokku elu Jumalaga. Nii et see on niivõrd holistiline. Me võime siin töötada ühes või teises fragmendis selles suures pildis, aga see suur pilt peaks meil olema kogu aeg silme ees.
Jumal on tervendaja, parandaja ja tema võtab ette nii üksikisiku, nii pisipõnni kui ka terve riigi ja rahva, ükskõik kui suur see on. Ma kujutan ette, kuidas Jumal tahaks tervendada Venemaad. Kui palju miljoneid inimesi, mis olukordades on vene külad. Milline katkisus peredes, milline katkisus lastes, mentaalselt, psüühiliselt, füüsiliselt. Ja Jumala süda sirutub Venemaa poole ja ütleb, kui te ometi tahaksite ja kuulaksite, ma tervendaks teie maa, teie pered ja iga üksikisiku. Nii et vaadake, kui suur on see tervendamise pilt. Meil igalühel on siin oma roll ja oma koht selles suures pildis. Kui me teame, et isa süda on Jehova rahva, see, kes tahab taastada kokku õmmeldu, parandada ja tervendada, taastada terviklikkus, taastada iga üksikisiku terviklikkus, parandada tema fragmentaalsus, parandada perekonna fragmentaalsus ja parandada rahvuse ja rahvaste ja inimkonna fragmentaalsus. Kui me saame aru, kui suur on isa süda ja mis on tema tervendamise programm, ma arvan, et me hakkame asju nägema väga paljuski teistmoodi. Ja kuskil saab igaüks oma käe selle adra külge panna. Alustame kuskilt, kas või oma õuest. Alustame oma suhetest omaenda peres, omaenda sugulastega, omaenda naabritega. Aitame isal teha seda Jehova rahva tööd, selle parandaja, taastaja ja tervendaja ja ülestõstja tööd, sest üks selle rahva tähendus on ka üles tõstma. Sealt, kus midagi on maha varisenud, muserdunud, maha heidetud, jalge alla tallatud. Jehova rahva tuleb ja tõstab ülesse. Nii et me saame kõik olla kuskil tema kaastöölised, Jumala kaastöölised, Jehova rahva kaastöölised. Aamen. Isa, me lihtsalt täname ja kiidame ja tõesti ülistame sind. Lihtsalt aitäh, et me võime kogu aeg õppida sind tundma, kes sa oled. Ja üks nendest aspektidest, et sa oled Jehova rahva. Kui imeline võrratu teadmine see on, et kuidas sa tõesti õmbled meid kokku iseendaga, sa taastad meid, tervendad meid. Sest ei ole mitte ühtegi meist, kes me ei oleks käinud läbi olukordadest, raskustest, valudest. Ja issand, et kui me oleme ära tundnud sinu, kuidas me tõesti näeme, kuidas meie ümber kõik hakkab muutuma, meie ümber, meie sees, kuidas need protsessid tõesti hakkavad pihta. Ja issand, tõesti ma palun, ilmuta meile, igale ühele meist tõesti veel neid kärisenud kohti, mida sa saaksid tõesti kinni õmmelda, kinni nõeluda, et me tõesti muutuksime terviklikuks, terveks, et las tõesti las sinu tervendav laine käigu igast ühest meist läbi ja üle, et isand, et me võiksime siis oma käe välja sirutada teiste jaoks, olla olemas, kuulata neid, et me kõik võiksime liikuda selles, et aidata ka teistel terveneda ja tõesti näidata neile, et isa, sa tahad tervendada, sest see on sinu olemus, sa oled see, kes sina oled ja seda ei saa muuta. See oled sinu. Isand, tõesti tänu sulle, mida sa teed meie kogukonna sees ja väliselt. Ja isand, et sina tõesti näed igaühe meie südant ja sina tead täpselt, mis osad meie sees vajavad tervenemist. Jehova rahva, tuule igaühe meie südamesse, näita, puuduta. Tõesti, las sinu tervendav võitmine tõesti olgu igaühe üle täna, puudutagu igaühe südant. Aitäh sulle, issand, kiitus ja tänu sulle, issand. Aamen.